miks visioonitahvlid on tegelikult väga kasulikud. Ehk siis visioonitahvlid, kus ma hakkan ette kujutama, mis võiks olla minu elu aasta pärast. No, kas sinna lotovõitu just panna või mitte, see on eraldi küsimus, aga kui te panete, siis te vähemalt hakkate ilmselt lotopileteid ostma. Aga miks nad toimivad, on see, et ajul on vaja sisendit. Ja nüüd, kui on olnud keerulised situatsioonid, siis te olete harjunud teatud viisil mõtlema, teatud viisil tundma ja läbi selle teatud viisil käituma, mis omakorda on sündmustahel, kus te sees olete. Ehk siis te olete nagu hipodroomi hobune, panete põmm, klapid peas, täpselt sama rada. Ja et seda muuta, on meil vaja step by step hakata sammhaaval tooma sisse muudatusi. Ja esimene asi ongi see, et mõelge, missugune võiks olla teie elu aasta pärast. Pange lihtsalt kirja sinna, tahaks seda. Nüüd võtke sealt see, mis teed võiks olla see, mis tooks teile rõõmu, vähemalt natukenegi. Ja kujutlege ette, kui see on toimunud. Mis see annab? Tavaliselt me mõtleme 2-3 sammu ette, aga me ei mõtle pikemalt. Ja nüüd, kui ma hakkan mõtlema, et mis see tegelikult tähendab, siis te saate seda näha, kuidas tegelikult see hakkab mõjutama kõiki teie eluvaldkondi. Kunagi, kui ma hakkasin kirjutama lasteraamatuid, tulles ärist, hakkad sa äkki kirjutama lasteraamatuid 15 aastat tagasi. Siis see tundus mulle täitsa jabur. Ja ma lugesin selle ühe tehnika kohta, et näed, et kirjuta, et miks sa seda tahad teha. See on imelik. Sa esiteks ei mõtle, et miks sa ei võiks keset päeva lasteraamatut kirjutada ja teiseks on nagu see, et miks seda mitte teha, eks ju. Ja nüüd, kui sa hakkad mõtlema, et miks ma peaks seda kirjutama ja ma panin 10 minutiga, veerand tunniga circa, 92 punkti, mille peale ma ei olnud tulnudki. Ehk siis, kui ma seda kirjutan, siis ma tunnen ennast hästi. Kui ma seda kirjutan, mul on fookus mujal. Kui ma seda kirjutan, siis ma loon midagi. Kui ma seda kirjutan, olen teises maailmas. Kui ma seda kirjutan, mul on hea tuju, mille läbi ma mõjutan teisi. Kui ma seda kirjutan, olen ma töövõimelisem. Ja võt see kõik annab kindlustunde, et miks see, mis teed võib tunduda väga jabur, võib olla üks, mis toob teid välja. Sest et iga asi hakkab pisikestest asjadest. Ja seepärast ka igal õhtul mõelge sellest, mis oli täna head. Kas või üks asi teie elus, sest see hoiab teid motiveerituna. Ehk siis keskenduge sellele, mis te tahate.